22. peatükk. Punaste limmukate pealetung. Olgu kuidas oli, aga tasapisi libises elu Eestis jälle õigetesse, vanadesse ja headesse rööbastesse. Mõtlevale inimesele oli selge, et Eesti Vabariik pole enam kaugel. Muidugi leidus palju säärast elementi, kellel asjade niisugune pööre sugugi meelt mööda polnud. Kõiksugused tiblad ja kommunistid ning teised küüditajad, neil oli hirm naha vahel. Tuli ette palju meeleheitlikke tegusid. Tallinnas Kopli kandis valgustas igal õhtul taevast tulekahju kuma ning kurjuse pesast tehasest Tiigatel kostus metallseid haamrilööke. Seal valmistuti millekski. Lahendus tuli mõne aja pärast. Rahulikult laua taga istudes ning kohvi juues kuulsin korraga, et keegi karjub appi. Kiikasin aknast välja, aga seal polnud kedagi. Siis sain aru, et hädakisa tuleb raadiost. Appi, karjus keegi, tulge appi, nad on kohe siin. Hääle järgi tundsin ära Savisaare ning varsti oli mul selgus käes. Tuli välja, et tiblad olid alustanud pealetungi Toompeale. Vai kurateid, laususin ma kurjalt. Võtsin oma pahkliku kepi, mis oli mulle juba 1940. aastal heaks abimeheks ning seadsin enesegi sammud Kalevi kalmule. Mul oli muidugi veel hästi silme ees pilt Savisaarest, kes leiba põrandale pudistab, aga ega siis saa inimest nii tühisel põhjusel hätta jätta. Pealegi oli Savisaar sel hetkel meie peaminister. Tartlane Toome ei tulnud selle ametiga hästi toime. Talle jäi ikka verre see kole hirm trollibusside ees ja eks siin oli ka teisi põhjusi. Nii et Savisaar sai peaministriks. Ta oli selle üle pisarateni uhke. Ma olen pärit väikesest maakohast ja kui seal saadakse kuulda minu suurest karjäärist, ehitakse lehmade sarved lintidega ning pannakse iga korstna otsa pärg, rääkis ta pärast oma triumfi. Aga nüüd oli Savisaar hädas. Kiirustasin Toompeale ja nägin, et seal sünnib tõesti inetuid asju. Tuntud löömamees ning tibla Lõssenko oli võtnud hammastega kinni Arnold Rüütli püksisäärest, lõrises ja püüdis Rüütli metsa tirida. Rüütel, rahulik maamees, nagu ta oli erilist paanikat ilmutanud. Ta raputas pahasena jalga ning riidles. Nüüd võttis püksisäärest kinni. Kas sa käisid minema? Urju! Rikud riide ära, see oli hea kangas. Lase nüüd lahti. Mürasid ja aitab. Virutasin Lõssenkole oma kepiga pähe ja kuri mees põgenes otse kohe vingudes puhmaste varju. Aga eks lontruseid oli teisigi. Õnneks oli rahvast hulganist jappi jõudnud. Punanälkjad varitsesid veel niisama kusagil kaugemal ja vehkisid jõuetusraevus rusikatega. Põhiline rünnak oli juba tagasi löödud. Otsisin Savisaart, teda polnud aga näha. Viimaks selgus, et ta on end keldrisse peitnud. Oli vaene mees hirmu pärast sootuks endast väljas, ei uskunud, et hädaoht ammu läbi on ning keeldus välja tulemast. Kuule nüüd, Edgar, rahustasin ma teda. See olen mina, Orava Ivan. Närukaelad löödi põgenema. Tule välja. Mis sa enam end peidad? Ei, karjus Savisaar keldrist kimedal häälel. Mind te ninapidi ei vea, mina ei tule välja. Proovige ainult mind kinni võtta, ma ei anna end elusalt. Mul on siin relvi ja ma olen lõksu aetuna hirmus. Polnud midagi teha. Jäeti mees keldrisse. Uskusime, et küll nälg ta välja toob ja nii oligi. Tõsi, esialgu käis ta keldrist väljas söömas ainult öösiti. Toppis põue, mis sai ja pada vai oma redupaika tagasi, nagu rott. Hiljem jäi siiski uskuma, et kõige hirmsam on möödas. Nüüd pühendas ta kogu oma energia Toompea kindlustamisele. Matame ta üleni rahnud alla, tegi ta ettepaneku. Siis pole meil midagi karta. Ääriveri ja delikaatselt tehti Savisaarele selgeks, et nii ikka ei kõlba. Aga mõned kivijurakad lasi ta siiski kohale vedada. Ja muidugi jälle see kosmose jutt. Kive peab kosmosesse näha olema. Eks igal inimesel ole omad veidused. Näiteks Rein Veidemannil oli harjumus igal hommikul pea aknast välja pista ja öelda: tere hommikust, päike, mina olen Rein. Eks see ole ju ka üsna loll komme. Nagu isegi arvata võib, ei suutnud Toompeale veetud kivimürakat kuidagi kurja nõu takistada, kui seda taas ellu hakati viima. Sedapuhku
sai rünnak alguse otse Moskvast. Seal oli sepitsetud vandenõu Gorbatšovi vastu. Keegi oli välja nuhkinud, et kogu Gorbatšovi jõud peitub tema pikas habemes. Nüüd polnud Lontusel muud muret, kui ühel ööl vägimees ära raseerida ning siis mäe külge naelutada, kus kotkas igal täistunnil tema makse sõi. Eks paljudele käis närvidele Gorbatšovi kindel käsi. Plaanitseti taas lodevat elu elama hakata. Selleks toodi Vene sõjavägi välja ning saadeti mõned tankid Eestissegi, et need siin tiblade võimu kindlustaks. No, paanika oli meil suur. Andrus öövel põletas kuuma rauaga oma kätt, et näha, kas ta ikka kannatab valu ega reeda kodukaitse isik koosseisu, kui teda juhuslikult peaks piinama hakatama. Paljud poliitikud otsisid sahtlitest välja vanad Lenini pildiga rinnamärgid ning ihusid teravaks, et saaks kohe rinda susata, kui tiblad kohal. Jah, mis seal salata? Paljud olid valmis reetma. Tean ühte ajalehe toimetajat, kes laskis valmis laduda pealkirja "Tervitus teile võidukad väed" ning tegi lehe päismikusse ruumi loosungile "Kõigi maade proletaarlased ühinege". Ma ei nimeta selle inimese nime vaid sellepärast, et tal on 7 last ja küür seljas. Lihtsad inimesed asusid kaitsele ja just nende seas viibisin neil päevil ka mina. Valvasin raadiomaja lähistel. Linnavalitsus oli saatnud sinna saiu, limonaadi ja arbuuse, sõime neid, meeleolu oli optimistlik. Pean tunnistama, et oli veel eriline põhjus, mitte meelt heita. Mitmed märgid näitasid, et me pole oma võitluses üksi. Siin-seal sosistati, et kuuvalgete löödel on nähtud saladuslikku ratsaniku hääletult mööda linnatänavaid kappamas. Mul ei olnud raske järeldada, et see ratsanik pidi olema kindral Laidoner. Ka Päts ja Tõnisson olid platsis. Tundsin selgesti nende kaitsvat kätte Eesti rahva pea kohal. Usun, et just nende meeste salapärane mõju oli see, mis sundis Vene tanke otsa ümber pöörama ning tagasi Venemaale pagema just sel hetkel, kui Andrus öövel koos 2 ustava kaaslasega oli end rasvaga kokku määrinud ning nad valmistusid elavate tõrvikutena vaenlase sekka sööstma. Ka Venemaal lahenesid asjad soodsalt. Rahvahulkade etteotsa tõusis lihtne mees Kesk-Venemaalt, Boriss Jeltsin. Suur turske mees nagu tünn, oskas muistsete slaavlaste kombel end hülgeks muuta ning merest kalu püüda, teadis peast lugu Igori sõjaretkest ning andis alati oma kaabule iidse Vene sibulakupli kuju. Rahvas tundis niisuguse mehe vastu sümpaatiat. Tiblad said kere peale, punane impeerium varises raginal kokku, Eestis sai jälle vabariik ja mina võisin rahuldunult ohata. Oh jumal, mu silmad on seda näinud. Aga ma ei lisanud juurde, et ja nüüd lased sa oma sulasel rahus minna. Esiteks pole ma kellegi sulane, vaid vaba sepp Ivan Orav ja teiseks seisis mul hulk tööd veel ees.